Kas teadsite, et Ameerikas oli kunagi uskumus, et kui panna padja alla puuviljatort, no puuviljad on siin sees, siis saad endale nägusa abikaasa. Tere tulemast vaatama saadet Noor meister. Kohe astuvad teie ette Eesti parimad noored kutseõppurid, kes asuvad üksteisest armutult mõõtu võtma. Selgitame välja nii osavaimad kondiitrid ja veevärgitehnikud kui ka pagarid ja klienditeenindajad. Seadke ennast mugavalt sisse, sest kohe algab põnev võistlus, mille kaalukausil on ei rohkem ega vähem kui noore meistri tiitel. Tänane võistlus toimub Tartu Kutsehariduskeskuses. Tere taas ja ilusaid pühi! Mul on hea meel, et järgmiseks pooleks tunniks olete just meie seltskonna valinud. Kaadri tagant tervitab teid Sander Rebane ja minu nimi on Piret Krumm. Tere, tere! Täna on küll tore, et läbi ekraani lõhna ei tunne. Muidu jookseksid kõik vaatajad ju kööki küpsiseid tooma. Tänane saade on mõeldud maiasmokkadele. Siin võtavad mõõtu parimad noored kondiitrid, kes võidu peale hakkavad magustoite valmistama. Tänased võistlejad on Hea silmaga Piret Tallinna teeninduskoolist. Ma suudan ette kujutada tervikpilti ja siis kohe näha, kas see kombinatsioon toimib oma vahel või mitte. Pika staažiga Saara Tartu Kutsehariduskeskusest. Ma olen juba küpsetanud alates sellest, kui mind pliidi juurde lubati. Tema julge kooliõde Mirjam. Mulle meeldib erinevate ja uute asjadega katsetada ja ma lähen alati klientide hullumeelsete soovidega kaasa. Pilleriin Pärnumaa Kutsehariduskeskusest, kes ei pea kokaraamatust näpuga järge ajama. Minul on hea mälu retseptide peale. Mul jäävad nad hästi lihtsasti meelde. Ambitsioonikas Kristjan Rakvere ametikoolist. Neid kondiitritooteid ja pagaritooteid on maailma peal nii palju, et sa saad ükskõik mis sihi peale minna ja sa saad seda õppida juurde igalt poolt kursustelt. Ja üle-eelmise saate võitja Anni Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest. Я уже победила на соревновании пекарей, и я сегодня приехала за второй победой. Järgmisesse vooru meistritiitli nimel võistlema pääsevad nendest vaid 3. Tähelepanu, valmis olla, läks! Esimeseks ülesandeks on teha 40 pulgakooki, 20 jõuluteemalist ja 20 fantaasiateemalist. Iga kook peab kaaluma 35 kuni 37 grammi. Pulgakook on siuke söödav pallike, millel on küljes pulk, et seda oleks mugavam süüa. See on seal nagu ühe ampsu kook, vaata, et on sul pulga otsas, sa ei pea kahvlit kasutama ju, et võtab pulga, paned suhu ja ta on läinud. Kõigepealt tehakse pallike, seda saab ise valida, kas sa tahad teha seda küpsisest või biskviidist või millest sa soovid. Ja siis sa lased sellel pallikesel taheneda külmas ja siis sa lisad sinna pulga šokolaadiga ja siis sa lased veel taheneda ja kastad ta üleni šokolaadi sisse. Ja siis ta ongi valmis. Pireti jutu järgi kõlab see muidugi sama lihtsalt kui poest leiva ostmine. Nojah, meie võistlejate jaoks ilmselt ongi. Nad on enne võistlust mitu nädalat harjutanud ja lugematu arvu pulgakooke teinud. Võttis hästi palju katsetamist, et maitsed oma vahel kokku sobima saada. 240 pulgakooki. Ikka väga palju. Paarsada kindlasti, kui mitte rohkem. Ну, пусть будет больше 200, наверное. Ma ei suuda enam kokku lugeda. Külmkapid olid kogu aeg kaussidega pulgakooke täis, et... Kausi täite kaupa pulgakooke. Oleks mul vaid mõni kondiitris sõber. Hea meelega annaksin kookidele tagasisidet. Aga vaatame, kes täna teie maitsvaid pulgakooke hindavad.
Võistlust hindavad Toome kohvik Männiku OÜ peakondiiter Marju Männik, Ristikheina kohviku kondiiter Heidi Saart, Balt Hellin AS meisterkonsultant Ants Aedma. Võistlejad ongi kaevunud koogi sisemusse. See tuleb esimesena valmis teha ja on kõigil erinev. Mina segasin valmis enda biskviidi massi, siis tegin täidised, panin kokku ja siis tegin teisel pulgakoogil sama asja. Enamasti ongi pulgakoogi sisuks biskviit või küpsised. Need tehakse väikesteks tükkideks ja segatakse kreemiga kokku, et saaks palli vormida. Hiljem kaetakse kogu asi šokolaadiga. Tänasel võistlusel muidugi näeme ka hoopis erilisemaid lahendusi. Näiteks Pilleriin teeb mingit päris imevigurit, millest esmapilgul ei saagi nagu päris täpselt aru. Mul jõulupulgakoogi sisse läheb kihiline küpsis. Ma panin kõigepealt selle kokku, külma. Ka Saara on valinud omanäolise lahenduse. Pulgakook tavaliselt on siis biskviit seal sees ja siis seal ümber ongi šokolaad või mingi kaunistus. Mõtlesime, et teeme ühe peseega ja siis mõtlesime sinna kreeme sisse erinevaid. Siis mina ütlesin, et mina tahan ühte sidrunit teha. Sidrun mu lemmikasi. Sidruni kreem pesee sees. Kõlab imeliselt. Aga olgem ausad, kõik need maiustused, mis siin täna meie silme all valmivad, pakuksid ilmselt ka suurimale gurmaanile üllatusi. Hetkel kastan jõulupulgakooke, mis on ingveri ja apelsini täidisega. See roheline osa on siis ingveri apelsini ja siis on nad šokolaadist. See roheline on tegelikult spinatibiskviit, mis on toorjuustega ära segatud. Ja seal sees on apelsini ja ingveri täidised. Wow. Ja see on veel üks krõbe šokolaadi täidisega. Natuke krõmpsuga. Kõik küllaldaselt nagu jõulukoogile omane. Mis nendest tuleb? Nendest tuleb päkapiku mitsid. Päkapikk on Mirjami jõuluteemaline kook. Fantaasiakoogiks on ta ühe punase kilpkonna meisterdanud. Ma valisin jõuluteemaliseks päkapiku. Ma ise kutsusin teda hellitavalt Edvardiks. Ja siis fantaasia pulgakoogiks otsustasin ma teha fantaasia looma. Et kes tahtis nägi koera, kes tahtis nägi mõmmit. Ehk iga üks näeb täpselt seda looma, mida ta soovib. Ja mis nendest fantaasia loomade sees on? Nende sees on šokolaadibiskviit ja sees on karamelli üllatus. Nüüd suu hakkab vaikselt vett jooksma. Mis sa arvad, kas selliste pulgakookidega saaks ka minusugune inimene hakkama jõulude ajal? Kindlasti. Arvad, jah? Kindlasti. Piret, ära siis vanu sõpru unusta, kui proovima hakkad. Aga vaatame nüüd meistrite töid edasi. Ka Saara on kõvasti maitsetega katsetanud. Need on jõuluüllatused. Siin on mitu erinevat kihti jõulupulgad. Ma mõtlesin nagu erinevate maitsete peale, et äkki mingi tume šokolaadi apelsin või siis õun, piparkoogi maitseline või midagi siukest. Me lihtsalt jääme mingi õuna juurde, et õun, see on jõulumaitsega, proovime sellega. Et siis kreemi saime enam-vähem paika ja siis hakkasime mingi biskviiti nagu erinevaid mõtlema. See on sinu enda retsept? Jah, tegime koos juhendajaga, mõtlesime välja see. Aga millega Pilleriin tegeleb? Me oleks nagu tõelisele jõulufestivalile sattunud. Suhkruvatt veel oligi puudu. Ja see on siis selline värvitud suhkur, mis läheb sinna sisse? Ja. Väga põnev. Selles suhkruvatist tulevad juuksed Pilleriinu fantaasia tegelasele, Grinchile. Aga roheline jõulude vihkaja Grinch on muidugi ka ju pühade tegelane. Grinch oli sisu poolest nagu fantaasia oma. Selge. Jõuluteemaliseks koogiks ongi ta teinud hoopis jõulukoogi. Ja mis siin sees on? Seal on sees kihiline küpsis, martsipan ja sidruni biskviit. Ulme, mis asju siin täna ikka tehakse. Ka pagarite võistluse võitja Anni on enda meisterdustega kosmilistesse kõrgustesse läinud. Мы решили делать космос из-за того, что моему преподавателю очень нравится эта тема. И в детстве он хотел слетать в космос, и вот мы решили реализовать вот эти маленькие планетки. Попсы из планет, там бисквит из черной смородины и карамельная начинка. А снеговики бисквит из тыквы, а начинка это марципан и фисташки. Milline osa kõige raskem oli?
Самое сложное это, наверное, было делать вот эту часть, потому что она ломается, и личка у снеговика. Вот и все. Kristjan, sa juba koristad. Kas sul on kõik valmis? Koogikesed ei ole valmis, need on jälle vaja illustreerida. Need on kapis, ootavad. Mina valmistasin üllatusega kerge jõulu piparkoogi tüdruku. Mina ei otsinud välimust, mina otsisin maitset. Mis maitsed selles piparkoogi tüdrukus siis peavad olema? Ongi piparkoogi maitsed. Põhiline. Ja siis seal on kerge brauni, mis annab maitset ka juurde ja siis keskel on krõbedik. Meie ainus meessoost võistleja õppis muide enne hoopis autoerialal ja sattus kondiitriks juhuslikult, sõbra soovitusel. Tänu vanale klassivennale, kellele ma helistasin, küsisin, mis tema õpib ja siis ta pakkus mulle, et ma tuleksin ka. Ma algselt ei teadnud sellest erialast väga palju, aga siis, kui ma sinna kooli läksin ja hakkasin seda eriala õppima, siis hakkas see meeldima. Kristjan on täna siin selles mõttes erand, et teised võistlejad on kõik juba enne kooli küpsetamist armastanud. Mulle on meeldinud väiksest saadik küpsetada. Ma tegin aasta pärast gümnaasiumi, käisin tööl ja ma tundsin, et sealt töölt ma edasi väga kaugele enam ei saa. Ma tahaks midagi muud katsetada ja küpsetamine on mul alati põnev olnud minu jaoks. Sest mulle endale väiksest peale on juba meeldinud küpsetada, teha igasuguseid erinevaid asju, katsetada erinevaid asju. Ja kuna ma peale keskkooli ei teadnud ka, et mida ma tahan teha ja käisin ka ülikoolis korra, ei sobinud. Lähme teeme need kondiitripaberid ära ikkagi. Juba 9. klassi alguses täiesti kindlalt, täiesti tühja koha pealt. Ma nagu ei teadnud miks, aga ma teadsin, mina lähen pagarkondiitriks õppima. Sisetunne lihtsalt ütles, et sinna ma pean minema ja nii ma tegingi. Mirjam käib muide siin samas koolis, kus tänane võistlus toimub. Aga lähme vaatame ringi. Tere, mina olen Maarja. Ja mina olen Mirjam. Meie lõpetasime siin koolis eelmisel kevadel pagarkondiitri eriala. Lähme vaatame sisse ka. Meie koolis on kokku 4 pagari- ja kondiitri õppeklassi ja üks tänuväärsemaid tööriistasid on rullimismasin. Pagar-kondiitriklassid erinevad üksteisest selle poolest, et pagariklassides on puidust lauad ja kondiitriklassis on metallist lauad. Kuna meie koolis õpetatakse väga palju erinevaid ameteid, on raamatukogus lai valik erialast kirjandust. Näiteks meie peamine õpik on see küpsetuskunst pagarile kondiitrile. Praktilistes tundides tegime igasuguseid erinevaid hõrgutisi. Mida meie koolikaaslased saavad nautida. Ka kondiitrid peavad ennast heas füüsilises vormis hoidma. Jah. See on meie kooli jahutatud kondiitriklass, kus temperatuuri saab reguleerida vastavalt vajadusele. Eelkõige tegeletakse siin šokolaaditööga, aga täna toimub siin noore meistrivõistlus. Meie hoiame pöialt Mirjamile ja Saarale. Jah. Pöidla hoidmist läheb Mirjamil praegu vaja, sest näib, et tal on probleeme tekkinud. Mul on alakaalus. Ai. Kaalul on siin võistlusel väga oluline osa. Kook peab olema 35–37 grammi. Mul olid kuskil 30-31. Jah, natukene liiga palju alakaalu. Muidu on nad olnud ülekaalus, nii et ma olen saanud täpseks tiimida, aga ja siis ma seal mõtlesin, kuidas ma juurde tekitan, aga samas ma sain aru, et mul ei ole aega, et juurde tekitada. Olin natukene paanikas, et ma ei teadnud, et mis ma nüüd teen või et kas ma jätan pooleli või ma teen ikkagi lõpuni. Tee muidugi lõpuni. Kohtunikud vaatavad ju mitmeid erinevaid asju. Kaal on tegelikult ainult üks element, mida me hindame. Et me hindame ka tööde välimust, siis töölaua koheldust, kui hästi on, kui puhtalt töötatakse ja loomulikult kõige olulisem on ikkagi maitse. Aga Mirjam ei ole ainus, kellel probleeme on tekkinud. Pilleriinu Grinchi efektsed juuksed on kuidagi kummalist nägu läinud. See suhkru võtab miski pärast täna ära sulada jubedalt seal peal. Ma ei tea, kas õhuniiskus on vale või ma ei tea. No loodame, et need jõuavad ikka enne kohtunike ette, kui päris otsa saavad. Ka Kristjan on väga mureliku näoga. Kahjuks läksid kõik tänaseks harjutatud metsa.
koledat veits ja käsi väriseb liiga palju. Närv on sees. Siis ma surusin šokolaadi liiga palju ja siis see efekt, kuidas ta pidi tegelikult tüdruku juuksed olema, need juuksed kadusid ära. Nagu need läksid paksuks ja koledaks. No sa pead sirget ikka jooni tegema, mitte ei ole niisugune värisev käsi, nagu mul reaalselt oli ka. Koolis harjutasime nägusi, siis tulid suht ilusad lõppkokkuvõttes, aga ikkagi siin miski rikkus ära, ei tulnud suunurgad ilusad, ei tulnud silmad õigesse kohta ja tukk ei tulnud ilusad. Kahjuks jah, läksid natukene aia taha. Lihtsalt oli niisugune mõte, et võtta ka aega peas kinni ja jookse vastu seina. Ma tõin maitset rohkem välja, mitte ilu. Noh, nagu kohtunik Ants juba ütles, siis hinnatakse erinevaid asju ja välimus on ainult üks neist. Pagarivõistluse võitja Anni saab aga juba jalga puhata. Ta on enda töö ikka kuidagi väga kärmelt valmis saanud. Я не знаю, может, нервы, если честно. Все шло по плану. Больше всего я боялась, что у меня сломаются диски. Это на этих сферах. Но почти ничего не сломалось. Все вышло хорошо, даже очень. Kas Ida-Virumaa neiule võib siit terendada järgmine meisteritiitel? Eks saame varsti näha. Piret. Hoia nüüd oma hobuseid, Piret. Varsti on maitsmine. Meie võistleja Piret on ka kohe lõpetamas ja üsna positiivne. Viimased punased põsed. Ma tunnen, et tuli päris hästi välja. Sinu Edvardi nimelised päkapikud on tõesti kenad. Kell jookseb armutult. Veel viimased kohendused. Pinge on väga laes, käed värisavad. Saa tööd teha. 5, 4, 3, 2, 1. Aeg on läbi. Kohtunikud, vaadake üle. Ja hästi palju vaeva on just nähtud selle kaunistustega. Vaata, kui palju väikseid pisikisi detaile siin on. Väga huvitav, nagu oleks porgand. Väga ilus läbilõige on. Jaa. Nii sisemus, tekstuur kui välimus on väga ajamahukad ja töömahukad. Kihte on palju, maitse on hapukas. Siin on nüüd sellised lõbusad pulgakoogid, mis on lastele suunatud, mis tegelikult ongi pulgakoogi algne mõte. Natuke liiga magus on. Üle maitsestatud natukene. Mina ütleks, seal on väga tugev lisamaitse, mida me tegelikult ei suutnud tuvastada. Ja kuna välimus on hästi lastele suunatud, siis see tugev lisamaitse on laste jaoks liiga intensiivne. Me varem ei ole näinud, et on pesee. Väga äge idee on see. Ja, siin on hapukust, mida võib-olla pulgakoogist ei ootaks ja selline hästi krõbe mõnus ümbris. See on midagi täitsa teistmoodi ja isegi nagu minu jaoks harib. Isegi meie jaoks üllatav. Just, väga kihvt. Kuigi te võiks natukene veel mingit kaunistust, natukene kontrasti juurde panna, mingit sidronikoot või laimikoot siin on natukene peale, et ta nagu püüaks pilku nagu veel rohkem on. Võib-olla ei ole kõige professionaalsem, jääb pigem kodutegija mulje nendest. Aga ülimaitsev on, ongi hapukas ja on piparkook. Ja aga ta panigi rohkem selle sisu peale. Just. Kuigi, ütleme, siukene lillekesed on väga ilusad, siukene ilus peenikene treip on peal, mis on väga hea. Natukene on pandud siukest roosa või punane põru ka peal, et püüab pilku. Täitsa okei. Jah, korrektne. Ja hästi detailne ja siukene puhas töö, mis on. Et ei ole üldse palju, see kuulikene võib tunduda hästi lihtne, aga see ilus valge mütsikene peast, see annab nagu nii palju juurde. Mulle meeldib, et on hästi hea õhuline. Et ta ei ole siukene väga kompaktne, vaid kuidagi see mass on nagu saavutatud hästi õhuline ja siin on piparkoogi maitse. Jõul tuleb meelde. Ja. See on väga meisterlik töö. Palju erinevaid tehnikaid, siin on eristuvad kihid, väga maitsekas. Natuke on kaduma läinud üks tehnikatest suhkruvatt, mis oli väga kihvti efekti andis, aga kahjuks on see praeguseks... Õhuniiskus. Ja vaata sellel koogil nüüd neid kontraste on punane, valge, roosa, roheline.
et siin on jälle loominguline lähenemine, et siis meile tuntud kihiline küpsis, mis on paljude lemmik moosiga, on siis siia sisse pandud. Väga mõnus. See pohl või pohlamoos, mis siin on, ta tekitab sellise jõuluse tunde. Muidugi Grinchi puhul nüüd oli väike üllatus sees, et seal on chili, mis on täiesti ootamatu. See ehmatas ära alguses. Aga mis on väga grinchilik jälle. Aga täpselt. Kohtunikud on oma otsuse teinud. Järgmisesse vooru pääsevad Teiste töid vaadates enda tööga võrreldes, siis ma pigem saadaksin tütruku kui ise ennast. Я очень надеюсь, что войду. Anni! Ma loodan, et ma saan, aga ma ei ole kindel. Pilleriin! Ma tahaksin loota, aga me kunagi ei tea. Ma olen ise nendega enam-vähem rahul. Oleneb sellest, kuidas läks teistel. Ja Saara! Kaal on oluline, et alakaalust toodet ei tohi kliendile müüa ega anda. No teiste tööde pealt on näha, et seal on rohkem vaeva nähtud ja tehtud. Ja sellega ma olen päris päri, et ei saanud edasi. Ma arvan, et asi jäi maitsete taha. Et ma ei julgenud maitsetega olla nii julge. Hei Piret! Tere, Henri! Mis sind meie saatesse toob? Tead, mul on suur häda käes. Nimelt ma lähen jõuludeks vanaema juurde nagu hea lapselaps ikka, on ju. Ja ma tahaks lilli talle viia, aga tal on tead see kiiks, et talle lõikelilled üldse ei meeldi. Ehk ma mõtlesin, et ma viiks koogi, millel oleks lilled peal. Kas sa saaksid aidata mind sellega? Tüdrukud, mis te arvate? Saate sellega hakkama? Tähelepanu, valmis olla. Läks! Finaalülesandeks on kaunistada ära tort, kasutades selleks näpulilli. Et sa teedki kõik näppude vahel lihtsalt. Algul tundus suhteliselt lihtne, aga siis kui sa tegema hakkasid, siis natuke käsi väriseb ja mõte jooksis kokku ja kuna ma pole tükk aega harjutanud enda näpulillede tegemist, siis ma pidin ruttu välja mõtlema, mis mul nagu, mida ma suudaksin teha, mida ma oskaksin teha ja mida ma suudaksin teha tunni aega ainult. Ega ma väga palju ei ole neid näpulilli teinud. Esimese asjana tuleb valida enda lilledele värv ja see valmis segada. Valge suhkrumass on ja siis sinna sa paned seda kiilvärvi ja siis sa lihtsalt käte vahel niimoodi sõtkut edasi nii kaua, kuni ta on ühtlane. Ülesandeks on kaunistada tort lilledega, aga see, milliste lilledega, jääb igaühe enda fantaseerida. Tort vanaemale on ju, et siis midagi vanaemale meeldiks, eks ole, et mingid roosid võiksid olla, lehed sinna. Mina tegin 3 roosi ja siis 4 lehet ka, sellepärast, et see tundus mulle kõige lihtsam. Saara ja Pilleriin usuvad, et Hensugusta vanaemale võiksid just roosid meeldida. Aga Anni läheb teist teed. Я сделала Анютины глазки и маки. Изначально там кое-что не выходило, но потом я быстро сориентировалась и сделала все, как должно быть. Kuna aeg on ainult 1 tund, peavad tüdrukud kiiresti tegutsema. Samas ei tohi teha mööndusi väljanägemises. Oluline ongi see, et need õied või õielehed tuleks hästi õukesed ülevalt, et siis ta näeb realistlikum välja. Aeg lausa libiseb käest. Ainult 5 minutit ongi lõpuni jäänud. Kui öeldi, et 5 minutit on jäänud, siis ma tahtsin sealt neid väiksemaid lehti ära võtta, aga ma poleks jõudnud. See oleks koogi ära määrinud lihtsalt. Mul oli tort veel täiesti paljas, aga mul oligi jäänud veel detailide värvimine, puudervärvi ja siis lehtede rohelised
värvi toonimine ja siis lihtsalt pealekujundamine, kuidas tundus. See jäi kõik viimasele minutile. Я не успевала уложиться, у меня оставалось 3 минуты до конца испытания. А у меня еще были недокрашены цветы и не сформирован дизайн торта. Пришлось быстро ускориться, быстро все нарисовать. Вышло немножечко неаккуратные пестики у цветка, но вышло вроде неплохо. Kuule Pirete, mul vanaema juba helistas, et ta väga-väga ootab mind. No aga lõpetame siis ära. Stopp! Я довольна результатом. No vaata, terve aas on siin peal, väga lahe. Siin tundub täitsa mitu sorti lilli. Mulle väga meeldib see kollane valge ka. Samas see roosa on nagu huvitav, et tal on nagu see õienupuke on roheline, mis on tavaliselt kollane. See on selline eksootiline õis. Eksootiline õis, mida meil ei ole, see võib-olla meeldiks talle. Vanaema saab kuskilt lilleraamatust vaadata. Aga mulle meeldib, et see terve pealmine osa on kaetud. Ta on siuke lopsakas tort. Siuke lopsakas rammus, tundub siuke rõõmu palju, et iga tükk, mis sa lõikad, et sa saad lille. Imeline. Imeline. Ma arvan, et Ensu, kus ta vanaemale, kui talle roosid meeldivad, siis talle meeldib mu tort väga. Siin on need roosid peal ja vaata, need lehed on nii õhulised, nagu päris oleks. Ta lõhnab ka hästi. Seda kuidagi nagu ei julgekski süüa, et ta on kuidagi nii ilus. Siuke nagu paneks klaasi taha kappi vaatamiseks täitsa, jah? Siin on siuke tumedate lehtedega selline kunstiga natuke tehtud, vaata, siin on nagu täpikesed ja puha ja see roos on kuidagi hästi ülesse, vaata, siuke nagu ergas, just nagu puhkend roos, ma eeldan. Et need lehed on ka rohkem väljapoole toodud ja siuke värvide erinevus on, vaata, siuke, et no. Aga milline tort vanaemale siis seekord läheb? Kuigi need kõik 3 on väga omane. On ju, nii raske on valida. Ma millegi pärast arvan, et see, sest et ta erineb neist 2 väga, aga tal on nagu teised detailid veel juurde tehtud, vaata, kuidagi need roosiväädid ja siin kavonka, kuigi need on ka väga ilusad, aga millegi pärast tõmbab sinna poole. Aga see tort läheb siis sinu vanaemale. Ta on väga-väga rõõmus. Ma arvan, ta on kindlasti rõõmus. Aitäh, et sa meie saatesse tulid. Aitäh kutsumast. Aitäh, Henri. Laseme nüüd spetsialistidel ka oma hinnangu anda. Kaks pingelist võistlust on nüüd lõppenud. Täna võistlesid oma vahel parimad noored kondiitrid, aga ainult üks neist läheb koju selle kuldse krooniga. Ma arvan, et ma päris ei võida, aga 3. koht on päris hea. Selle aasta parim noor kondiiter on... Loomulikult mina tahaks võita. Конкурсанты довольно сильные. Я очень надеюсь, что я получу 2 корону. Pilleriin Pärnu kutsehariduskeskuses! Palju õnne! Oi tea, täitsa lõpp, ma ütleks. Pilleriin võitis sellepärast, et tal oli kõige ilusam puhtam töö. Ta jäi kõige rohkem silma. Ta oli ilusa kontrastiga, puhas tööplats ja oli efektne. Järgmised meistrid juba järgmisel nädalal.